Nüüd siis järgmisena dokumendi läbivaatus või kuidas saada siit ülevalt need punased kirjad eest ära. Selleks siis pean valima siit ülevalt review, eesti keeles läbivaatus. Vajutan siia ja nüüd siis minnes siia esimese selle punase kirja peale, kuidas see ära saada, siis on siin review all sellised asjad nagu accept või reject, eesti keeles siis aktsepteeri ja hülga. Ehk et ei ole mul vaja neid siia jätta, siis järelikult ma kasutan selleks nuppu hülga. Ja vajutades siia, siis näete, kadus mul siit ülevalt see punane ära. Vajutades veel korra, kaovad mul siit paremalt siis need kommentaarid ka ära. Vajutan veel korra ja ongi mul siit sisse läinud. Seejärel võtan siit Sisekaitseakadeemiast tühjad read. Ja siin selle punase puhul, kus on siis kiri, et ära unustada teha sisu korda, võin samamoodi kasutada siis siin selle nuppu reject ja on see siis eest ära läinud. Nüüd pealkirjade loomine on selles mõttes lihtne. Ennem ma siit neid külje pealt neid kommentaare ära ei kustuta, kui mul on siis kõik pealkirjad õigeks tehtud. Ja nüüd pealkirjade tegemine ei olegi midagi muud, kui valin siit õige pealkirja, lähen siia home'i peale, vaatan nii, peab see olema pealkiri 1, vajutan selle pealkirja 1. Automaatselt liigub see uuele leheküljele ja kohe ka läbivate suurte tähtedega. Minnes siia selle puidu siis ehitus, siin on kirjas, et see peab olema pealkiri 2. Klikkan selle peal, vajutan heading 2 ja muutub see pealkiri 2. Ja toimetan niimoodi siis kõikide tekstidega, kus mul on siis kirjutatud pealkirja. 1 või siis 2. See siis ka pealkiri 2. Ja see siis pealkiri 1. Nii, ja on see mul siin siis loodud. Nii, pealkirjade nummerdamine. Selleks siis võin teha seda pealkiri 1 peale või pealkiri 2 peale klikates, ehk et aga peaasi, et oleks mul siis siin pealkirja juures. Nüüd lähen siia ülesse, kus on siis avaleht home ja valin siit siis sellise asja nagu multilevel list või siis mitmetasandiline loend. Klikates selle peal, siis on siin siis selline asi nagu list library ja pean siit valima siis sellise asja nagu siin 1.1 ja kus siis on kirjas või siin järel ka heading 1, heading 2. Ei toimi see asi õigesti, kui Windowsi keel on inglise keel ja Office'i vaikimisi keeleks on pandud eesti keel, siis juhtub siin selles mõttes konflikt, et siin selle pildi peal jäävad need kirjad kõik inglise keeleks ehk heading 1, heading 2, aga kui ma vaatan siia neid laade, siis siin on see heading 1 muutunud pealkiri 1 ja miskipärast siis ei saa Word aru, et need on üks ja sama asi ja ei hakka nummerdus tööle. Sellepärast ma olen siin ka omal selle siis Wordi ingliskeelseks teinud. Nüüd siis vajutades siin selle nupu peale, siis näete, muutusid siin kohe heading 1, heading 2, heading 3, tulid siia ette kohe automaatselt ka numbrid. Ja niimoodi mul siis ongi hakanud nummerdust tööle, et ma ei olegi pidanud siin rohkem mitte midagi ise tegema.